Austatud kuulajad, see pealkiri on spetsiaalselt provokatiivne. Kes vähegi natuke Eesti ajalugu teab, siis Manasseni revisjon viis selleni, et meie piirkonda hakati siin venestama, või ütleme, venestusreformid tulid ja Köhlerit mainitakse sellega seoses olevikus, mis oli siis nii-öelda nagu venesõbralikum või leidis, et Vene võimuga on võimalik baltisaksluste võimu murda, et siis Johann Köhler oli seal väga oluliselt nagu tegev. Ma olen teadusajaloolane ja kui Kristjan palus mul neid tekste aidata nagu teha, sest me oleme ennem teinud ka Tartu Ülikooliga seoses mitmesuguseid koostööd, siis ma mõtlesin, kuidas ma saan selle teemaga nagu kaasa aidata. Aga siis ma sain järsku ühel hetkel aru, et mina, kes ma olen geograaf, suudan tegelikult võib-olla pakkuda ka mõningaid selliseid lähenemisi, mida seniajani ei ole tegelikult nagu tehtud või nähtud. Ma ei saa aru, kuidas, miks, siia ei tule praegu. Nüüd, okei. Et ma saan tegelikult anda natuke uut sisendit ja võib-olla isegi seoses mõningate maalidega ja näidatud, et see maailm, kus kohas Köhler elas ja kuidas ta kujuneb, on tegelikult võib-olla natuke teistsugune, kui me seniajani oleme ka arvanud ja võib-olla ka mõelnud. Et on võib-olla 3 olulist aspekti või üks aspekt, mida ma tahan kohe öelda, esiteks keel. Köhler oskas kõige paremini saksa keelt. Selles on kirjutatud kõik tema kirjad. Vene keel oli tal elu lõpuni vigane ja ta eelistas alati saksa keelt. Kui vaadata neid kirju ja sõprad, mis talle ütlevad, ära saada ametlikke asju, sellepärast, et need on nii vigased, keegi ei taha sind kuulata. Ja eesti keel oli tal ka vigane. Et see on üks oluline aspekt, mida ma tahan siin nagu mainida. Nüüd allikad, mis tegelikult Köhleri kohta on olemas. Mai Levin on kirjutanud suurepärase raamatu, kuna ta on kunstiajalooline, siis ta huvitas ka eelkõige kunstiajaloo teema ja võib-olla need sidemed seal Venemaal, need inimesed, kelle kohta ta nagu kirjutab, kellest osad maalid on tehtud, ta ei vii neid asju kokku, sest teda ei huvita see. Ja see on ka tegelikult minu jaoks nagu arusaadav, et see teema teda väga ei huvita tegelikult ka väga poliitika, mis on minu arvates ka nagu arusaadav. Ta küll räägib sellest rahvusluse teemast natukene, aga oleme ausad, et Eesti ajaloolased on ka selle teemal nagu suhteliselt vähe tööd teinud ja Köhler natuke jääb selle rahvusliku liikumise kontekstis kõrvale. See võib olla ka selline põhjus, et see on natuke see nii-öelda Vene teema nagu prevalveerib nagu rohkem. Te näete seal paremal pool ääres on Köhleri nagu mälestused ja 1886. aastal kirjutab siis Kristjanis Valdemarsil, see on siis noor lätlane, kelle juurde ma veel korra lähen tagasi, siis kirjutab ta järgnevalt. Paari päevast ilmus Russkaja Starinaas minu 1882. aastal ilmunud biograafia, mis koostati minu mitte kokku kuuluvate jutustuste põhjal. Sel moel ilmus nüüd siis ka minu mälestuste juunis kirjutatud lõpuosa. Kujutage ette minu üllatus, kui sain paari päeva eest ajakirja ja leidsin, et kogu tekst ilmus autobiograafiana, ilma et ma oleks seda üldse lugeda saanud, veel vähem selle ilmumiseks oma allkirja andnud. Hulk vigu tekstis oleks andestatav, kui biograafia ilmunuks 3. isiku, mitte minu nime all. Nii et kui me vaatame nüüd neid allikaid, siis tekib kohe väga palju küsimusi, palju me saame neid asja tegelikult reaalselt usaldada, mis siis Köhler nagu ja mida me ka kõik tegelikult väga sageli kasutame. Ma tulen nüüd tema vene sõprade juurde ja joonistusõpetaja järjekordselt ma panen siia kohe nagu küsimärgi, tegelikult me väga täpselt ei tea. Köhleri paari kirja põhjal siis Natalia Grootile tuleb nagu välja, et üks, minu arust oli see Nikolai, tundis väga suurt huvi nagu kunstivastat joonistab, et Köhler seal nagu küsib, et kuidas tal see joonistamine läheb ja siis on arvatud, et oli joonistusõpetaja. Et see ei ole niimoodi. Nii varastele lastele kindlasti oleks niisugust kunstiõpetajat vaja olnud. Aga Natalia Groot on kirjutanud mälestused ja nendes mälestused ta ise tegelikult võttis kunstitunde, tal oli Laš kuulus kunstnik sakslane, kes Moskvas töötas, hiljem oli ka üks Tim, tema joonistusõpetaja, et kui temale oli ta kunstiõpetaja,
siis oleks see aru saada. Aga päris kindel see ei ole, sest kui ma vaatasin neid kahte kirja, Köhleri kirja Natalia Grothile, siis seal mainitakse niisuguseid nimesid, kes tegelikult, mis näitab, et ta tegelikult need sidemed võisid olla ennem 1855. aastat selle perekonnaga ja eriti oluline on seal mees, kes on see Jakov Groth, kes on tegelikult siis küll slaavi filoloog, aga valdab väga mitmeid keeli, töötab pikka aega Helsingis, tunneb soome keele vastu, rootsi keele vastu huvi, tõenäoliselt tundis ka huvi eesti keele vastu ja tema on nii-öelda nagu keskne inimene, kes mõjutab siis Köhleri edasist elu. Ja Konstantin Grothi juurde ma tulen veel paaris kontekstis natuke tagasi. Ja keiser Aleksander III, kellest siin juba David Vseviod rääkis, kirjutab siis pärast Jakov Grothi surma nii. Mind kurvastas see surm väga. Tundsin Jakov Karlovitši rohkem kui 35 aastat ja õppisin seda väärikat isikut armastama ja austama. Miks see niimoodi on, seda ka tegelikult väga paljudes või Eesti allikates ei mainita. See on tegelikult suuresti sellest, et ta on nii-öelda suurvürstide koduõpetaja. Aga enne veel selle Karl Franz Abel Hartmanniga oli tegelikult Groth sidemetes juba nii-öelda Helsingi perioodil, kui ta seal elas, ta oli tema arst ja muidugi, kui mõtleme selle peale, et tuleb ühel hetkel selline maal, siis see side on ja peaks olema seal päris tugev. Teine mees, Pjotr Bretlov, keda seal ka Mai Levini raamatus on mainitud, oli Savremenniku nii-öelda nagu rajaja, tal oli väga suur mõju Jakov Grothile, neist said lähedased sõbrad ja Konstantin Groth andis välja tervelt 3 köidet pärast siis oma isa surma selle kirjavahetust ja selles mõttes on ka täiesti aru saada, miks selline maal tekib ja miks see sünnib. See on nagu austusavaldus tegelikult siis Grothi kõige lähema selle sõbrale, kes siis väga nii-öelda aktiivselt omavahel nagu suhtlesid. Ja tänu Pletnjovile saabki tegelikult siis Jakov Grothist, tema soovitusel saab temast siis Aleksander Nikolajevitši, hilisema Aleksander teise, siis 4 poja koduõpetaja aastatel 1853–59, ta juhib tegelikult kogu seda õppetegevust, mis nende suurvürstide juures on, ning ühes saab siis Aleksander III ja see Vladimir Aleksandrovitš, siis tema, kes on hiljem siis Peterburi kunstide akadeemia ka, no ütleme siis president, David Vseviod ei maininud, tegelikult valitses terve õukonnaministeerium oli olemas ja kunstide akadeemia oli rahastatud otse siis õukonnaministeeriumi poolt ja seal on ka selge, et miks suurvürst või suurvürstinna keisaliku perekonna liige oli tegelikult siis kunstide akadeemia president ja see kunstihuvi jookseb sealt ka suuresti muidugi ka ja see Vladimir Aleksandrovitš käis kaasas siin Haapsalus ja mitmel pool ja hiljem ta sai ka nagu siis väga lähedaseks siis Jakov Grothiga. Ja me teame, et hiljem ju Aleksander ostis mitmeid pilte, on ju, siis Köhlerit ja nii edasi, et see side võib olla tegelikult natuke jookseb ka teistmoodi, kuidas me seda seniajani üldse tegelikult reaalselt oleme ette kujutanud. Üks oluline seos ja mida tegelikult igal pool ma ka nagu mainitakse, mis on tegelikult väga tähtis, see Natalia Groth oli siis Nikolai Petrovitši ja Pjotr Petrovitši õde ja kes siis abiellas Jakov Grothiga 1850. aastal. Ja kui vaadata neid varaseid kirju Köhlerile või Köhleri kirju Natalia Grothile, siis Nikolai Petrovitši tundis ta kindlasti juba, ütleme, või nende side oli juba väga tugev. Küsimus ongi see, et kuidas nad tutvusid ja kui me vaatame neid aastaid, millal nad kõik elasid, ka see Natalia Groth ja ma toon siia veel palju nad kõik olid üheealised. Nad kõik olid täpselt peaaegu seal 5-6 aasta vahel, nad ei olnud üksteist vanemad, nad olid ühevanuselised, mis tähendas ka, et neil oli tegelikult üksteisega nagu lihtsam suhelda ja nad mõistsid üksteist paremini. Ning ma toon siin nüüd kasvab minus loodusteadlane, geograaf. See, nagu näete, seal on VGS, on lühendatud Vene Geograafia Seltsi liige, oli siis Nikolai Petrovitš 1864. aastast ja siis Pjotr Petrovitš hilisem Tjanšanski aastast 1906. Ma ei lähe sinna, ma muidu räägiks liiga palju, ütleme, sellest geograafiast, et tema on siis Vene Geograafiast Seltsi liige alates 1849. aastast.
ning see sõprusringkond, seal oli Russovo mõis näidatud mul esimese slaidi peal, 1864. aastast, siis Nikolai Petrovitš veetis seal väga palju aega ja tegelikult ka Köhler oli väga sageli külaline seal ja seal maalis ta ka need maalid, mida te siin enamasti nagu näete. Nüüd ma tulen Vene Geograafia Seltsi ja natuke niisugune rahvusluse küsimuse juurde. Vene Geograafia Seltsi asutamise mõtte nii-öelda ideeandja ja selle läbiviija oli Karl-Heinz von Baer, minu suur lemmik ja uurija, ja kui see selts asutatakse, siis seltsi presi saab teine, Friedrich Benjamin von Lütke, Ferdinand von Wrangel ümber maailma sõitav, Wilhelm Struve, kuulus astronoom, Gregor von Helmersen, geoloog, see on Balti-Saksa selts. See on puhas teadusseltsina, see rajatakse ja ta peaks edasi nagu ka tegelikult siis nagu toimima. Aga sinna tuleb niisuguseid vene rahvuslasi juba sisse väga varakult ja neid tegelikult see nii-öelda see puhtteaduslik suur, eriti etnograafia, kus kohas Baer räägib, on etnograafia seltsi juht, et tuleb väikesi rahvaid uuri, tema näiteks liivlaste uurimise ju algatab, on ju 1846. aastal, Siberi väikerahvaste uurimise, siis vene liikmed, kes on siis nii-öelda mõnes mõttes nagu äratajad, siis nagu vene mõistes on ju, ütlevad, ei, see küll niimoodi ei lähe ja väga oluline isik on seal siis see Nikolai Nadeštin ja see tüli seal etnograafia seltsi või etnograafia sektsiooni sees läheb nii suureks, et Baer taganeb selle kohast, et 1850 Lütke ja kõik baltlased tegelikult lähevad geograafia seltsi juhtimisest ära ja selle võtavad üle vene rahvuslased. Ja olulised inimesed, kes siin on siis see Izmail Sresnevski, kes on siis Peterburi ülikooli slaavi filoloog ja tegelikult üks esimesi slaviste, kes räägib siis, ja slavofiile, kes räägib, et kõik slaavi rahvad peavad ühendatud saama Vene impeeriumi alla ja et Venemaa siis peaks olema juhtiv nii-öelda nagu jõud siis slaavi rahvaste juhtimisele ja tema õpilane on siis ka see Nikolai Nadeštin, siis on Vladimir Lamanski, keda te siin näete, on ka otseselt tema õpilane ning Vladimir Lamanski õpilane oli juba Konstantin Grot, siis Jakov Groti poeg, kes kirjutas ka Lamanskist siis biograafia pärast tema surma, kus kohas ta mainib ka tegevust siis Vene Geograafia Seltsis ja inimesed, kes sinna kõik kokku kuuluvad. Ja Vladimir Lamanski juba väga varasest noorusest oli tegelikult oluliselt seotud siis nii Mihhail Katkovi kui Konstantin Aksakoviga, kes oli siis Moskva kõige olulisemad siis slavofiilid, kes mängivad olulist rolli Moskovski Vedomostis, mis on siis juhtiv niisugune Moskva ülikooli ajaleht, mis tegelikult siis ründab baltisakslasi ja baltisakslaste korda siin maal, eriti pärast talupoegade vabastamise reformi siis päris orjusest. Nii et siin jookseb järjest nii-öelda nagu niisugune vene rahvuslus, slavofiilsus ja need inimesed, sinna kuuluvad ka kõik need eelolevad nimed, keda ma mainisin, kuuluvad tegelikult nagu suuresti sinna. Jegor Kovalevski, keda on Mai Levini raamatus mainitud kui ütleme, diplomaat ja kirjanikud, tegelikult ta on Vene Geograafia Seltsi üks olulisemaid liikmeid juba seal 1840. aastates alates, ta teeb Vene Geograafia Seltsi egiidi all Aafrikas ekspeditsiooni, on Hiinas ja mitmel pool mujal ja 1860. aastatest on siis Vene välisministeeriumi siis Aasia departamangu juht ja tegelikult minister on toona Aleksandr Gortšakov, kes on siis välisminister, on ju Venemaal toona ja keda on ka tegelikult Köhler on maalinud, siis ta oli Gortšakoviga ühenduses või õigemini nad tutvusid juba 1838. aastal. Ja kui mainida veel mereministrit või mereministeeriumi juhti Nikolai Grabet, keda on ka maalinud Johann Köhler, siis Kovalevski ja nad olid kõik seoses Hiiva nii-öelda nagu siis Pahots on siis nagu sõjaretkega, mida juhtis siis Nikolai Perovski. Nii et see seosed nende inimeste vahel on palju tihedamad, kui me seda mõnikord nagu näeme ja oskame nagu vaadata. Ja see on siis Köhleri maal Kovalevskist ja tegelikult ta maalis ka Jevgeni Lamanski, see on Vladimir Lamanski vend, keda ma rääkisin, juhtiv slavofiil, ning seda maali ei ole tegelikult säilinud, aga on kindlalt teada, et ta selle tegelikult tegi. Nii et see
slavofiilne ja ütleme, niisugune vene rahvuslased ümbritsevad Köhlerit ja tema nii-öelda mõttemaailma väga tugevasti. Ning võib-olla üks, kes väga pikalt, kaasa arvates siis mõlemad Semjonovid, nii Nikolai kui Pjotr, on tema lähedane sõber, on siis Nikolai Danilevski, kes siis õpib koos Nikolai ja Pjotr Semjonoviga siis Tsarskoje Selo Lütsomis, kus siis tuli niisugune vene eliit välja ja hiljem siis koos ka Peterburi ülikoolis. Neile kõikidele avaldasid väga suurt muljet siis Resnevski loengud, keda ma teile juba ka tutvustasin. Peale selle siis kuulub Danilevski ka Petraševski ringi, see on niisugune utopistid, sotsialistid, kellest nõukogude perioodil ka väga palju räägiti, ja ta pannakse ka seoses sellega vangi ning Dostojevski minu arvates oli ka, kes istus vist selle sama asjaga seoses natuke aega kinni ja tegelikult Danilevski ka, ta on väga nii-öelda progressiivsete vaadetega, esialgu ta on niisugune darwinisti toetaja, ta on hästi usuvastane, aga hiljem ta pöördub nagu täiesti, et temast saab antidarwinist ja nii edasi. Ning nagu te näete, tema Vene Geograafia Seltsis saab väga palju toetust, saab isegi Konstantini kuldmedali, see on siis kõige olulisem auhind, mida Vene Geograafia Selts üldse välja anda nagu saab. Ta osaleb Karl Elson Pääri 2 ekspeditsioonil, meie mõistes on olulisem see teine ekspeditsioon, sest selle käigus käiakse Krimmis ning 1864. aastal ostab ta seal juba Mtšatka mõisa ja 1867. aastast elab ta alaliselt juba Mtšatkas ning sealt tuleb tegelikult ka Köhleri huvi, kui vaadata seda kirjavahetust, siis tegelikult ütleme, see Köhleri armastus Krimmi vastu tuleb tegelikult pärast seda, kui Danilevski on ostnud selle mõisa ning ta veedab seal väga palju, ning kui vaadata neid kirju, siis et oi, miks te ei ole tulnud, oi, me ootasime teid, meil on teid vaja ja vastupidi, et see side on väga tihe siis nende 2 mehe vahel. Aga pärast, kui Nikolai Danilevski sureb, siis tema abikaasa ja Köhler jäävad ikkagi omavahel kirjavahetusse ning Köhler pea iga suvel on siis seal. On veel üks mees, keda ma tahan siin mainida, kes tegelikult on noor lätlane ja Läti rahvusliku liikumise isa. Ta õpib Tartu ülikoolis siis 1854-58 kameralistikat või tänases mõistes siis need on siis majandusteadust. Ta näitab ennast siin juba noor lätlase, nii nagu Kristjan Jaak Peterson näitas ennast eestlasena. Tema on, kui ta näeb seda, et Eesti ja Läti talupojad maad ei saa, et nad on teoorjuses, et siis vähemalt võib-olla merekaubanduse kaudu, et mingu merele sõitku, et niimoodi endale paremat tulevikku luua. Ning 1857 teeb ta esimese vastava nii-öelda üleskutse ja pärast seda ta töötab siis Konstantin Nikolajevitši juures, kes on Vene Geograafia Seltsi siis tegelikult president, töötab tema alluvuses, ta saadab talle kirja, et merekoole tuleks niimoodi arutada ja siis Aleksandr Kolovnin, kellest saab Vene rahvaharidusminister 1860. aastate algul, siis Konstantin Nikolajevitš palus tal uurida, et kes see vend selline on, kuidas on võimalik, mingi niisugune mees esitab mingi kava ja siis nad kõik omavahel tegelikult ja Aleksandr Kolovnin kohtus siis isiklikult mitu korda siis Valdemarsiga ja kannab Konstantin Nikolajevitšile ette, et see on täiesti erakordne mees, et ta on küll lätlane ja nii edasi ja tagasi, aga tõesti see on väga hea idee, et ilmtingimata tuleks neid merekoole asutada. Ning tõesti ta siis inspekteerib mitmel aastatel siis kogu seda rannikuala ning tänu tema tegevusel rajatakse siis Heinastes, Aina, siis Käsmus ja mitmel pool mujal siis merekoolid. Kogutakse selleks spetsiaalset raha ning ta siis ka avaldas spetsiaalse uurimuse Liivimaa talupojade seisukohtades, mis võib-olla on üks, mis siis Köhlerit ja teda kokku nagu viib ning võib öelda, et mina ütleksin, et Valdemars oli tema kõige olulisem sõber, vaadates kirju, kui palju nad üksteisel nagu külas käis, õigemini Valdemars Peterburis. Ja sarnaselt nii nagu hiljem teeb Köhler Guntaugoni mõisaga,
siis ostab ta samat moodi Novgorodi kubermangu mõisa Läti väljarändajate jaoks, mis läheb pankrotti, tänu sellele tema ajakiri Peterburgas Aavises, lätlaste esimene rahvuslik ajaleht, tuleb kinni panna ja ta ise peab pankroti pärast minema siis Moskvasse rettu. Täpselt nii, nagu me teame, et Kuntauganist pidi ju ka Köhler minema ära. Nii et neil oli ühesugune kogemus ja tegelikult nad ka sellest omavahel tegelikult räägivad. Ja siis ta elab hiljem nagu Moskvas ja nagu näete, ta elab Katkovi juures, keda ma enne mainisin, kes on vene rahvuslane ja näiteks ka kirjavahetused näitavad hästi, et 1881, kui Sakala korra kinni pannakse, siis Valdemars lubab, et Katkov avaldab artikleid selle kohta, et niisugust asja ei tohi teha, et see tuleb uuesti lahti teha, nii et need mõjutavad seal väga oluliselt. Ja see laevanduse teema on tal väga nii-öelda olulisel kohal ja ta on siis Vene kaubalaevastiku edendamise seltsi sekretär, tegelikult ta asutab selle seltsi. Ja see siis kogub raha nii Põhja kui Põhja-Jäämere äärde ja ma tean veel nende ekspeditsioonide kohta, mis seal nagu tehakse, aga see on tohutu mõju Vene merekoolide ja Vene merenduse arendule, mida Christian Valdemars siis teeb. Ja siin on siis see Manasseni revisjon, mida ma mainin, see tegelikult 17 delegatsiooni, 17 Eesti seltsi läksid siis Nikolai Manasseni vastuvõtule, on ju, Köhlerile selle saatmise initsiaatoriks, nagu erinevatest materjalidest välja tuleb, on ju, ja ka see märgukiri oli tegelikult tema koostatud, kus seisab siis 3 või 2 väga olulist aspekti, üks on viia siis Balti kubermangudest sisse Semstvod, see on siis Vene nii-öelda nagu omavalitsuse vorm, ja teiseks ühendada eestlaste maa Eesti kubermanguks. See on siis mõnes mõttes nagu selline slavofiilne idee, et kõik eestlased peavad olema ühe tegelikult nii-öelda nagu katuse all. Ning me teame, et see tegelikult läbi ei lähe ja Köhler on tegelikult oma kirjades ja väga-väga pahane baltlaste peale, aga ta ütleb, see on loomulik, et nad niisuguse asja vastu on, et eestlased ja lätlased ei saa elada ühes kubermangus nagu koos. Ja hiljem, kui juba Manassein on justiitsminister ja kui selle Kuntauganiga probleemid on, siis muideks saadab Köhler talle ka ühe oma nii-öelda teksti, ma ei ole seda leidnud, mis räägib siis talurahva küsimusest, ja Manassein ütleb, et ma olen justiitsminister, et te lähete sellest kinni, aga ma annan teile sõbralikult nõu, et ärge sellest nii palju ja rääkige ja teist parandage see keel ära kõigepealt, et siis on võimalik midagi nagu ette võtta. Aga ma ei tea, mina seda ei avaldanud. Ja nüüd ma lõpetan siis oma ettekande, et kui Köhler siis sureb, siis 17. aprillil 1899 ilmunud nekroloogis Isa Köhler siis kirjutatakse nii. Vend Köhler pakkus oma venna kätt 60 aastat, kus ta vennad pealinnas oma elukorrale kergitust otsisivad. Vend Köhler aitas oma sugurahva saadikutele 1881 maaisa keisri uksi avada ja seega tervele sugurahvale lõpmata rõõmu sünnitada. Vend Köhler oli mõjuvalt tegev, et senaator Manassein, kelle majaga ta ligidalt tuttav oli, meie kodumaa südame tuksumist katsuma tuli, et meile õnnelisemaid ajaloolisi radasid avada. Et tema seda rahvapoja kohust nii kaua ja truust on täitnud, tõuseb tema meie päevade ajaloos Isa Köhleri au sisse. Isa Köhler, kes oma sugurahva südamesse kustutamata mälestuse on jätnud. Ja siis see on nagu selline oleviku Krensteini poolne vaade ja kui me vaatame, kuidas siis kirjutab Tõnisson ja Postimees, siis kirjutavad nad niimoodi. Küll ei ole Postimees ega väga mitmed meie sõpradest kadunud isamaalase mõtetega ja arvamistega kokku suutnud leppida. On tema vastu valjusti üles astunud. Seeläbi aga ei pea end mitte lastama eksitada, teed on mitmesugused olnud, mõtted on lahku läinud, abinõude poolest, kuid siht on olnud üks, otstarb on kadunud kunstnikul ka isamaalikkudes asjades meie sõpradega ühine olnud. Eesti rahva tõsine edu on kõikidel ühtlaselt südame pääl olnud. Ja kui ma võtan selle oma ettekande kokku, siis ma ütlen nii, et Köhleri Peterburi sõbrad olid vene rahvuslased ja pidasid vajalikuks slaavi rahvaste ühendamist Vene impeeriumi võimu alla. Köhleri sõbrad olid vaenud nii baltisaksa teaduse, poliitikute kui ka mõisnike vastu. Köhleri poliitilise maailmavaate kujunemisel oli tema sõpradel väga tugev mõju. Sellest annab tunnistust mitmed portreed kunstniku loomingus. Köhleril vedas tohutult, et ta sattus just Jakob Krooti juurde. Tema tänulikkusest annavad tunnistust
tervelt 3 portreed. Võib-olla üks kõige esimesi 1855 ja ka kõige viimane. On kummastav, et Köhler ei portreteerinud mitte kunagi oma kõige lähedasemi võitluskaaslasi, Karl Robert Jakobsoni ja Krishnas Valdemarsi. See on minu arvates võib-olla üks kõige tõsisemaid küsimusi, kuidas see sai üldse juhtuda. Ja Köhleri sõprade kirjad näitavad, et nad hoolisid kunstniku käekäikust väga ja olid alati valmis teda aitama, nagu ka vastupidi. Köhler täitis alati ja sageli nende palved ja ta pidi olema oma südames väga hea inimene. Ta oli alati nõus kusagile annetama ja nii edasi. Aitäh teile!